Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Aamen. Täna on eriline õhtu, kus me oleme võinud koguneda siia üheskoos tähistama meie päästja Jeesuse Kristuse sündi siia maailma. Ja tema kohta, kelle kohta on öeldud, et on tulemas valgus, lugesime prohvet Jesaja raamatust, ja rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. See ei olnud ainult tolleaegne rahvas seal 2000 aastat tagasi, kus Kristus sündis, vaid see käib ka täna meie kohta, ka meie rahva kohta. Ja kui meie käime oma rahvana või oma perekonnana või üksikisikuna pimeduses, siis ka täna see valgus on paistmas meile. Jõulud on minu jaoks olnud alati üks eriline aeg ja kui ma mõtlen selle peale, kui eriliselt me oleme võinud seda aastast aastasse ka perekonnaga tähistada, siis alati tuleb minu silme ette selline valgus, soe hõngus või selline kergus ja headus ja selline ka kogemuse tunne, et kõik halb on kadunud ja üksnes head ja sellise headuse ligiolus võib olla. Ja mäletan ka seda, et kui ka ööunne uinusin, siis kõik tuled ja küünlatuled ja kuusetuled ja kõik öö läbi põlesid ja oli selline eriline tunne. Ja ma usun, et see valgus ka, mis võib-olla ka tänapäeval on seda väliselt liiga palju ja kõik tahavad ka kõik oma majad, tänavad ja suured hooned sellega katta, see on küll ilus ja hea, aga see tõeline valgus, millest siin ka prohvet räägib, see on üks sisemine valgus. Ja see jõulude aeg, ka kui on aasta pimedaim aeg, tuletab seda meelde, et see tõeline valgus on tulnud siia maailma, et ära viia see pimedus. Ja me mõtleme seda, et miks on nii palju pimedust ümberringi siin maailmas. Sellepärast ongi, et seda valgust ei ole võetud vastu. Aga täna me võime seda valgust vastu võtta taas ja taas. Ja kui sa oled täna siin ja ei ole seda valgust veel vastu võtnud, siis ka täna on see võimalus lasta see pimedus enda seest välja ja lasta Jeesus, kes on jõuluvalgus oma südamesse ja võib kogeda ja võime kogeda, et see on parim asi, mis sündida saab. Me täname, et Jeesus Kristus ise on täna siin meie keskel. Ja me võime seda kogeda ja mõelda selle peale, kui tema ka sündis siia maailma ja sai inimeseks. Ja me võime kuulda läbi Jumala sõna, läbi laulu, läbi jutluse, kõike seda, mis seda kinnitab. Ja tehku see ka meie südamed soojaks sellel jõuluajal ja tõesti, et see tõeline valgus võiks paista meie sisse ja tulla ka meie sisse, mitte ainult jääda sinna välja. Aga nüüd me võime laulda koos 3 laulu, siis palvetame ja siis tuleme jõuluevangeeliumi juurde. Need on jõululaulud, mis alati on teinud inimesed rõõmsaks üle kogu maailma. Tuntud jõululaulud, mida on väga pikki aega juba lauldud ja laulame. Üks roosike on tõusnud, üks laps on täna meil sündinud ja tulge kõik usklikud. Ma arvan, et võime tõusta.
Jeesus, me tõesti täname, et sina oled tulnud taevast alla siia maa peale. Ja me täname seda, et sina ei jäänud selleks väikseks, nõrgukeseks lapseks, vaid sa kasvasid suureks ja sa näitasid oma tõelist tuleku eesmärki, et anda oma elu meie eest ristipuul. Ja me täname, et sina oled seda teinud ja tänu sellele me oleme ka täna siin ja võime tunnistada sellest, et see sündmus, mis juhtus juba ammu aega tagasi, see on sama elav täna ja veel elavam, sest see väike sündmus on läinud üle kogu maailma ja sinu lapsed, kõik kristlased, kes on sind oma ellu vastu võtnud, oma patud andeks saanud, võivad seda sündmust rõõmuga täna tähistada ja see valgus võib saada veel suuremaks, sest me koos ülistame ja kiidame sind, Jeesus, selle eest, mida sina oled teinud ja täname, et võime ka sellele koosolekule sinu õnnistust paluda. Me võiksime kogeda tõeliselt seda, kes sina, Jeesus, oled. Aamen. Nüüd me kuuleme jõuluevangeeliumit ja võime veel tõusta. Tere! Ilusat jõulurahu kõigile minu poolt. Ja nüüd loeme Jeesuse sündi Luuka 2. peatükist. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maa valitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus, ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos inglitega taevased väed Jumalat kiitmas. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele, lägi nüüd Betlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga näes teda, teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõlenud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik olid olnud nii, nagu neile oli räägitud. Aamen. Võime istuda. Laulame taas ühe laulu Kuula ingli laulu hääl. Jõuluaeg on ka see aeg, kus me mõtleme inglite peale ja meil on inglikeste kujud riputatud kuuse peal või kuskil mujal dekoratsiooniks ja võib-olla tihti ei mõtle selle peale, et see tegelikult on reaalne. Ja jõulude ajal, nagu me kuulsime ka jõuluevangeeliumit, ka inglid tulid maa peal, läksid üles taevasse tagasi. Ma usun, et täna on ka inglid
siin võime mõelda selle peale, kui me laulame seda, sest see teeb ka midagi erilist meile. Tere! Loeme Mattuse 2. peatükist 1-11. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetärgad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohvetite käe läbi ja sina, Petlem Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Seepeale laskis Herodes tähetärgad salaja enda juurde kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma hakanud ja saatis nad Petlemma, öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maaria, tema emaga ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ja andsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri.
mis on jõulud? Jeesuse sünnipäev. Millal Jeesus sündis? 24. detsembril. Ja aastal 0000. Kes oli Jeesuse ema? See ema oli Maarja. Kus elas Maarja? Maarja elas Natsaretis. Kellega oli Maarja kihlatud? Maarja oli kiilaga Joosepiga. Mis juhtus Maarjaga? Ühel päeval ilmus Maarjale ingel. Mis ingel Maarjale ütles? Ja ingel ütles talle, ära karda Maarja, sest sa oled armu leidnud Jumala juures ja vaata, sa oled lapseootel ja tõdi maapoja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõrgema pojaks ja issand Jumal annab tema isa Taaveti trooni ja ta valitseb kuningana Jakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule. Mis Maarja selle peale ütles? Maarja ütles, et ta teenib Jumalat ja tema tahe sündigu. Mis tööd tegi Joosep? Joosep oli kuusep. Mis Joosep kõigest arvas? Joosep tahtis Maarja salaja maha jätta ja siis ilmus talle unes ingel. Mida ütles ingel Joosepile? Unenäos issanda ingel, kes ütles Joosep Taaveti poeg ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on pühast vaimust. Ta toob Jumalale poja ning sina paned nimeks Jeesuse, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Mis Joosep selle peale tegi? Joosep kuulas nii sõna. Kus Jeesus sündis? Jeesus sündis Betlehemis. Kuidas Joosep ja Maarja Betlemma sattusid? Sest keiser Augustus käskis kõigil minna oma linna ja end kirja panna. Millises majas sündis Jeesus? Jeesus sündis laudas. Miks just laudas? Aga Joosep ei leidnud tööpaja. Kes kuulsid uudist esimesena? Kallastel. Kallastel õsad lambad. Järsku öösel läks kõik karjaste ümber valgeks ja neile ilmus ingel ning nad kartsid üliväga. Mida ingel neile ütles? Aga ingel ütles neile, ärge kartke,
sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt oli taevast täis ingleid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Mida karjased selle peale tegid? Lõturast otsima. Kes veel tuli Jeesuslast vaatama? Tähetorgad tulid hommikumaalt. Kuidas nad teadsid tulla? Tähetorgad nägid ta tähte. Nad järgisid seda tähte. Kui tähetargad leidsid Jeesuse, siis mis nad talle tegid? Tähetargad kumardasid Jeesuse ette maha ja tõid talle kingitusi. Mis kingitusi Jeesus tähetarkadelt sai? Kulda ja viirukit. Jeesus jättis kogu au ja hiilguse taevas ja tuli maa peale. Sündis siin laudas, väikse abitu beebina, magas sõimes. Ei olnud ta tugev ega rikas. Ta tuli, et teha meile kingitus. See on parim kui ükski teine kink. Ta tuli, et võtta enda peale karistus meie pattude eest ja surra ristil, et kes temasse usub ja parandab meelt, et ta ei läheks hukka, vaid et tal oleks igavene elu.
28:20. Jeesus ütles oma jüngritele, vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Pean ma vastu võtma sind, armas Jeesuke, kui sulle vastu tõttama mu hinge iluke, kui sulle vastu tõttama mu hinge Mis sind võib õhustada.
kõik mustad varjud kaovad. Halleluuja, meile valgust oma tuulisa. Halleluuja, Jumal meie armu ilmutanud, rahu ilmane. Oma aitsa
Tere õhtust, kallis kirikuline. Laulsime taas täidab maa, rahu taevane. Küsimus sulle kohe täna õhtul. Kuidas on sinu südamega? Kas sinu südant täidab ka täna taevane rahu ja rõõm? Mul on ka rõõm ja eesõigus jagada täna õhtul sinuga mõni mõte sellest kingitusest, mida Jumal on sulle ja mulle andnud. Me igaüks oleme saanud kingituse või vähemalt Jumal on pakkunud igaühele kingituse. Sa oled võib-olla selle välja vastu võtnud, aga ei ole seda veel õieti avanud. Või ei ole sa üldse seda kingitust vastu võtnud, siis täna on see võimalus, see kingitus vastu võtta. Aga ennem kui me vaatame lähemalt selle kingipaki sisu, siis ma loeksin sulle ühe lühijutluse, mis on tegelikult pärit ühe andeka noore Eesti kiriku õpetaja sulest. Ja see puudutab ka seda jõuluevangeeliumi, mida alguses Sannor ka luges, Luuka ja 2. evangeeliumi põhjal. Ja see kõlab nii. Joosep läks Petlemma, sest ta oli sealt pärit. Seal oli ringi rändava ehitusmehe kodu. Ta läks koos Maaria oma kihlatuga, kes oli lapseootel, ja siis öeldakse, nende jaoks ei olnud majas kohta. Lastele jutustades püüame seda näidata kuidagi ilusamana. Ikkagi rahvaloenduse aeg ja võõraste majas polnud ruumi. Aga Joosep ei olnud ju võõras. Ja Petlemm oli nii väike, kas seal võõraste maja üldse oligi? Mis siis juhtus? Võti on peidetud sõnades, läks koos Maaria oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Pererahvas ei uskunud, et laps on pühast vaimust. Järelikult abielurikkuja. Nad heideti välja inimeste maailmast. Jah, loomade juurde, seal on teie koht. Enne veel, kui Jeesus jõudis sündida, ta juba tõugati välja. Aga just sellist maailma, just selliseid inimesi, just sellist sind ja mind on tema tulnud patust päästma tänu Jeesusele. Tänu Jeesusele. Sõbrad, Jumal tegi kingituse sulle ja mulle oma poja Jeesuse näol. Kõigepealt ei võtnud me teda vastu ja lõpuks lõime me tema risti. 33 aastat Jeesuse sünnist ja Jeesus lüüakse risti. Ja mis on ka eriti tähelepanuväärne on see, et Jeesus lubas sellel sündida. Oled sa mõelnud seda, et Jeesust tegelikult ei löödud vägisi risti? Võib-olla paljud teavad seda palvet, kus Jeesus palub Getsemani aias, et see karikas võiks tast mööda minna, aga ometi, et mitte tema, vaid ikkagi isa tahe sünniks. Kui Jeesus tuldi kinni võtma, siis üks tema jüngritest, tema õpilastest haaras mõõga ja astus vahele. Aga mida ütleb Jeesus? Me võime seda lugeda Matteuse 26:53. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda, et ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Tegin väikse arvutuse, see võiks olla ligemale 72 000. Sellise inglite armee oleks võinud Jeesus hetkega kohale kutsuda. Aga ta ei teinud seda. Kui Jeesus ripub ristipuul, siis Luuka 23 ja 34 me võime lugeda, et ta ütleb sellised sõnad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Apostlite tegude raamatust me võime lugeda,
ühest esimestest jüngritest või algkoguduse esimesest diakonist, kelle nimi on Stefanus. Ja kes ei tea, siis ta oli esimene ristikoguduse märter. Ja muuseas, ka mina avastasin seda alles hiljuti, et ülehomme 26. detsembril on selle esimese märtri Stefanuse mälestuspäev. Nii et ka päris jõulude ajal. Mees, kes visati kividega surnuks. Apostlite teod 7 ja 60 on kirjas nõnda, ja ta laskus põlvili, siis Stefanus, ning hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks. Issand, ära pane seda neile patuks. Hea sõber, mis on see, miks Jeesus lubab ennast risti lüüa? Miks ütleb Jeesus, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad? Mis on see, mis paneb ütlema Stefanost keset kivirahet? Issand, ära pane seda neile patuks. Johannese evangeeliumi 3.16 me loeme. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kallis sõbrad, kas sa tahad igavest elu? Aga vastus niisiis on Jumala armastus. Armastus on see, miks Jeesus alistus, sest ta armastas oma isa. Armastusest inimkonna vastu ütleb Jeesus, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Seesama Jumala armastus on Stefanose südames, kui ta ütleb, et ära pange seda neile patuks. See ei ole midagi inimlikku ega loomulikku. See on kõikväelise Jumala armastus, mis täitis Jeesuse, Stefanose ja ka sinu südant. Täidab see, kui sa oled Jeesuse vastu võtnud oma ellu. Võime küsida, kas täna õhtul on Jumala armastus meie jaoks kuidagi kättesaamatut, midagi, millest ehk ainult unistada. Kui sa võtad selle kingituse, mida Jumal tahab sulle anda oma südamesse, siis täidab su südant ka Jumala armastus. Ja jõuluõhtu on ka just see õhtu, mis võib saada sinu elu kõige kaunimaks päevaks, kui sa avad oma südame jõululaps Jeesusele. Kui jõulukirik täna lõpeb, siis ma väga igatseksin, kui ma saaksin koos sinuga paluda, sellepärast, et Jeesus võiks tulla su südamesse. Jõulusündmuste keskne teema on armastus. Kogu maailm läbi aegade on ikka küsinud, mis asi on armastus. Mõni küsib, mis värvi on armastus. Isegi laule on selliseid. 10 000 laulud, luuletused on, mis keskenduvad armastusele. Kas see ei viita mitte sellele, et teadlikult või alateadlikult kõik inimesed siin ilma peal otsivad Jumalat. Jumalat, kes ise ongi armastus. 1. Johannese kirja 4. peatükk, salm 16, me võime lugeda, et Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, see püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Kuidas ikkagi sa võiksid olla kindel, et tõesti Jumal on armastus ja et ka ta sind täna armastab? Me inimestena küsime, kes on Jumal, kus on Jumal, näita mulle Jumalat. Läbi aegade on inimesed nõnda küsinud ja teevad seda ka täna. Aga piiblist me leiame ühe Jeesuse õpilase, kelle nimi on Filippus.
Ja ka teda vaevas see sama küsimus. Johannese evangeeliumi 14:8 me saame lugeda, kus Filippus ütleb Jeesusele, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütleb talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Täna võid sa ehk öelda, et Jeesus ju enam ei kõnni maa peal, et võiksime vaadata Jeesust ja näha, milline on isa. Kallis kaaskristlane, siin on nüüd vastutuse koht sinul ja minul. Täna oleme siin sina ja mina, et teha neid tegusid, mida Jeesus meile ette näitas. Ja et maailm võiks näha, kes on isa. Johannese evangeeliumi 13:34 ja 35 me loeme, ma annan teile uue käsu. Uue käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Kui teil on armastus ise keskis, ütleb üks teine tõlge. Sellest tunneb maailm, et te olete minu omad, minu jüngrid. Kui armastus on teie keskel. Uue lepingu ajal, milles meiegi nüüd elame, on armastuse käsusõna korraldus. Jeesus ei andnud meile uut soovitust või mingit uut ideed. Ta andis meile uue käsusõna. Võime küsida, et kuidas on see võimalik? Ma võin küll ju proovida ja üritada ja pingutada selle nimel, aga keegi ei saa ju anda mulle ometi sellist käsku. See siiski on võimalik, kui Jumala armastus elab sinu südames. Kirjast roomlastele peatükist 5 ja salm 5 on öeldud nõnda, Jumala armastus on välja valatud meie südamesse. Püha vaimu läbi, kes meile on antud. Püha vaimu läbi on Jumala armastus välja valatud. Kui sina teed kellegile pangaülekande ja paned sinna raha peale, siis see inimene saab seda raha kasutada. Ta võib-olla ei tea, et tal see on, aga tal on see olemas ja kui ta saab sellest teadlikuks, siis ma saan talle ka öelda, et sul on see raha olemas, sa saad seda kasutada. Selline illustratiivne näide ehk selles, kui sina oled Jumala Jeesuse vastu võtnud, siis sul on Jumala armastus. Otse kui see kingipakk, mida sa saad avada. Selline olukord tõesti võib ju juhtuda, et meil on see kingipakk südames ja me ei ole seda avanud. Ja juhtubki olukord, kus mõni või ehk öelda, et kuule, see naabrimalle, kes kirikus ju üldse ei käi, on nagu palju lahkem ja armastusväärsem inimene kui Maali, kes käib muga koos kirikus. See juhtub, kui me vaatame ja hindame inimlikku armastust, mis on meie inimestes, mis on loomulik. Ja me võimegi leida, et mõni uskmatu inimene ehk on palju armastusväärsem veel. Aga täna ma tahan kutsuda sind üles avama seda Jumala kingitust, mis ta on meile andnud ja mis ta on su südamesse andnud. Uus armastuse käsk võtab endale 10 käsu koha. 10 käsust me võib-olla oleme isegi kohati ehk rohkem kuulnud. Aga uus armastuse käsk võtab selle koha endale, sest uus leping täitis vana lepingu ja asendas selle. Vahest mõni inimene võib küsida, kas me ei peagi siis enam 10 käsku pidama?
kui me käime uue armastuse käsusõna järgi, siis me täidame kõik Vana Testamendi käsud. Kirjast roomlastele peatükk 13, salmid 8-10 me võime lugeda: ärgu olgu teil ühtki muud võlga, mitte kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Sest käsk, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: armasta oma ligimest nagu iseennast. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii ongi armastus seaduse täitmine. Muuseas, üks kirikuõpetaja palus oma leeriõpilastel mingi aja jooksul jälgida ennast ja otsustada, milline 10 käsust on kõige raskem pidada. Ja mis siis välja tuli? Minule oli see üllatus. Aga sulle võib-olla ei ole. Ja tuli välja, et selleks on 4. käsk. Mida see ütleb? Sina pead oma isa ja ema austama, et sinu käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal. See on ainus käsk, kus on ka tõotus, et sinu käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. Ja nüüd seda käsku on kõige raskem pidada. Millele see viitab? Millele see viitab, sõbrad? See viitab tegelikult sellele, kui katkised on meie perekonnad. Raske on austada oma vanemaid, kes on võib-olla nii palju sulle haiget teinud, kes on sind maha jätnud. Ja mis ma tahan täna öelda? Suurim kink, mida me lapsevanematena saame oma lastele teha, on see, kui isa armastab ema ja ema armastab isa. Kui isa armastab ema ja ema armastab isa. See on suurim kink, mida sa lapsevanemana võid oma lapsele teha. Siis ei ole tal raske siin tulevikus austada ja ta käsi võib hästi käia. Tahaksin veel esile tuua 3 asja jumaliku armastuse kohta. Ja kohe esimeseks tooksin välja sellise asja. Neid asju võiks 30 ehk tuua, aga meie aeg on piiratud. Ja toon ainult 3, mis mulle nagu kõige rohkem südamesse tuli. Ja esimeseks on see, et jumalik armastus võib olla karm. Jumalik armastus ei ole mingi selline lödi ega selgrootu asi, millisena maailm tahab meile seda nina alla hõõruda. Tingimusteta heakskiit kõige suhtes, mida inimese patune loomus esile toob. Ja seda on tõesti eriti oluline rõhutada just sellel ajal ja selles ühiskonnas, kus me hetkel viibime. Johannese evangeeliumi 2. peatükis salmid 15 ja 16 sa võid lugeda, kuidas Jeesus tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik nii lambad kui härjad. Ta puistas laiali rahavahendajate mündid ja lükkas kummuli nende lauad ja ütles tuvimüüjatele: viige need siit minema. Ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Sõbrad, ka selle teo taga oli armastus. Armastus oma isa vastu, kelle koda oli tehtud kaubakojaks. Kui sinul on armastus oma isa vastu, siis sa ei vääna neid reegleid, neid seadusi, seda, kuidas ta on selle maailma loonud eksisteerima. Kui sa armastad ja austad, siis sa püüad seda täita. Sa ei lähe mitte seda väänama. Õpetussõnad 3 ja 11, 12 võime ka lugeda. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine.
sest keda issand armastab, jälle armastab, seda ta karistab, otse kui isa poega, kellele ta head tahab. Teiseks, jumalik armastus andestab ja nüüd, mis on ülimalt tähtis, ja unustab. Andestab ja unustab. Prohvet Jesaja 43:25 ütleb issand, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega pea meeles su patte. Või loeme Uuest Testamendist Hebra 8:12, sest ma olen armuline nende ülekohtuste tegude vastu ja ei tuleta enam meelde nende patte. Kui isa taevas ei tuleta enam meelde sinu patte, siis ära sina tuleta ka oma ligimesele meelde tema patte. Kui isa on andeks andnud ja unustanud, piibel ütleb teises kohas, need on saadetud kaugemale, kui ida on läänest. See tähendab, see jääbki kestma see kaugus. Siis ärme tuleta meelde oma ligimestele nende üleastumisi ja patte. Et ka sina võiksid olla puhas isa ees. Sa saad seda olla, kui sa annad ise andeks. Siis ei näidata ka näpuga sinu peale. Kolmandaks, jumalik armastus ei mõtle ega räägi kellestki halba. See on asi, mida ei olegi nii kerge teha. Olen märganud, et eriti töökeskkonnas on üks tavalisemaid asju oma ülemuste, oma kaastööliste selline tagarääkimine ja tihtilugu mitte heas valguses. Olen mõni aeg tagasi võtnud teadlikult sellise otsuse, et ma ei räägi ühtegi halba sõna inimeste üle, kes on mu ümber, kellest sõltub mu töö, mu tegevus, mu igapäevane elu. Ja ma näen, et sellel on ka vilja. Vahest ma kuulen oma töökaaslasi rääkimas ülemustest ja inimestest, kellest sõltub töö käekäik. Asju, millest ma ei saa aru. Tal on vist teine ülemus, tal on vist teine tööandja. Ja ma näen, et see on sellest, et nad räägivad halba. Ja see tuleb neile ringiga tagasi. Kui sa ei räägi halba teisest oma ligimesest, siis varsti sa märkad, kuidas ka sinuga käitutakse hästi. Kuidas suga ollakse armuline. Sellel on vili, kui sa ei räägi teisest inimesest halba. Ka oma vaenlasest, ka oma viha vaenlasest. Rooma kirja 12 ja 14 on öeldud, õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge neetke. Hiljuti juhtusin lugema ühest mehest, kes oli saamas kohe 90 ja nagu ikka vanemaid inimesi tihtilugu siis küsitletakse ja intervjueeritakse ja kuidas see on õnnestunud ja mida sa teed ja mida sa tähele paned ja mida sa sööd ja nii edasi. Aga see mees ei rääkinud palju. Ta ütles seda, et 40 aastat tagasi ma võtsin vastu Jeesuse kui oma päästja. Ja siis ta ütles, et õigupoolest ma ei mäleta ka, et ma selle 40 aasta jooksul oleks väga palju ka midagi põdend või haigust oleks olnud. Sest ta ütles, et siis kui ma võtsin Jeesuse vastu kui oma päästja, ma otsustasin, et ma võtan ka vastu tema kui oma ravija, kui oma arsti. Ja see on tõesti piibellik. Me näeme seda, Jeesus nimetab ennast arstist. Vanas testamendis ütleb Jumal, mina olen sinu ravija ja ma hoian tõve sinust heemal. Kui sa pead minu käske ja korraldusi, millised need on, sellest me täna räägime. Armasta oma ligimest. Tänu issandale, et meil on arstid, et meil on ravimid, et meil on teadus. Tänu selle eest issandale. Aga ma usun, et on hea, kui sa jätad meelde ka tänasest õhtust sellest, et kui sul mini häda on, siis pöördu esimesena issanda poole. Pöördu oma päästja poole. Palu Jeesust, et ta aitaks ka sind su ihu hädades.
Et esimene mõte peaks olema ikka Jeesus. Ja siis me kasutame ka seda, mida me inimestena oskame ja teame. 1. Korintuse 13:13 paljudele väga tuntud kirjakoht, ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3 asja, aga suurim neist on armastus. Ennem kui tuleb usk saada midagi Jumala käest, peab sul olema lootus millegi suhtes. Aga praktikas hakkab see tööle ainult ja ainult läbi armastuse. Ainult läbi armastuse hakkab sinu usk tööle. Galaatia 5 ja 6, peatükk 5 ja salm 6, me võime lugeda, sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Usk, mis on tegev armastuse kaudu. Ehk usk muutub reaalsuseks armastuse kaudu. Keegi jutlustaja, kes hästi palju ka palus inimeste pärast ja nende tervisehädade pärast, ütles, kui palju vähem oleks vaja paluda haiguste pärast, kui inimesed käiksid armastuses. Ilma armastuseta ei või toimida ka meie usk. Me jääme kohe lõpupalvele ja ennem seda ma loeksin veel ka 1. Korintuse 13, 1-8 ja sellele lõigule on pandud pealkirjaks armastuse ülemlaul. Ma usun, et selle kingipaki sisu avamisega parimal viisil, nagu seda Jumala sõna meile teeb, me võiksime ka täna lõpetada. Ja võib-olla, kui sul on jaksu, siis tõuseme juba, loeme koos veel seda armastuse ülemlaulu ja siis palume ka koos kallist jõululast Jeesust. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu üle kohtust. Aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Suur Jumal, täna õhtul siin jõulukirikus, Haapsalu linnas, selle hulga inimestega, kes me oleme täna siia kogunenud. Me tahame sind, suur Jumal, kiita ja tänada ja ülistada, et sa oled saatnud oma kalli poja Jeesuse siia maa peale. Selleks, et minul ja igal ühel siin täna oleks igavene elu. Oleks rahu ja rõõm ja armastus. Issa, me täname sind, et kui me su vastu võtame, siis sa valad selle meie südametesse. Ja issand, aita, et me ei hoiaks ka seda kuidagi kinni, et me avaksime, issand, selle kingipaki.
Aita meid, issand, selleks. Me vahest ei oska seda hästi. Aita meil, issand, avada seda, mida sa oled meie sisse pannud. Aita meil näha inimesi, kes on meie kõrval, kes on puuduses, kes on hädas. Issand, anna meile ühed armastuse silmad, millega me võiksime teineteist näha ja vaadata ja kuulda. Issand, tänu sulle, et sa oled niivõrd hea. Tänu sulle, et sina tahad parimat meile, et sa ei ole tulnud meilt midagi ära võtma, vaid sa tahad, et meil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Tänu sulle, et sina tahad anda meile tervist. Sa näed, kui me oleme hetkel ajas, kus nii paljud on hädas oma tervisega, issand. Ka meie seast, meie keskelt on mitmes võitlemas oma ihu tervise poolest. Issand, me palume praegult Jeesuse tervendavat väge nendesse kohtadesse, kus on inimesed, kes vajavad seda. Issand, puuduta oma tervendava väega. Sest me loeme su sõnast, et sina oled meie ravija ja sina oled ka meie arst. Issand, me täna paneme usus oma pilgud ka selles osas sinu peale. Jeesus, puuduta igat ühte, kes vajab praegult tervendavat väge. Aga veel rohkem, kui täna siin saalis on keegi, kes ei ole oma südant sulle veel andnud, siis palun ära luba sellele inimesel lahkuda. Kutsu teda, tõmba teda enese ligi ja enese juurde. Et ka tema südamesse võiks tulla see jõulurõõm ja rahu, mida sa igale ühele oled tahtnud anda. Tänu ja kiitus olgu sulle kõige eest. Tänu ja kiitus. Kui me lähme nüüd ka oma kodudesse veel jõuluõhtut tähistama, siis tule sina sinnagi kaasa. Issand, tule igale poole, kuhu me läheme. Olgu see tööpäev, puhkepäev. Olgu see öötund, kui me puhkame. Issand, me igatseme, et sa oleksid meie ligi, et sinu kaitse ja vari ja hoidmine oleks meid alati saatmas. Kiitus ja tänu sulle, issand. Amen. ja täide viia isa plaan. Üle kõige särab Jeesus, tema arm on mõõtmatu. Üle vaeva valust läbi kannab mind
tänu Jeesusele kõige heast ja nüüd saame koos laulda kohustuslikku laulu, mida igal jõuludel me peame laulma. Püha öö, tõuseme ja laulame lõpulaulu. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Aamen.